Tšau, Aira, ma tean sulle liiga palju aega, aga tahaks teada natuke rohkem. Palun rääkida natuke endast. Ja tere, Anna, mul on väga hea meel, et sa mind siia täna kutsusid. Ma elan siis praegu Tartus juba 9 aastat, aga muidu olen pärit Lääne-Virumaalt ja ma olen praegu 37-aastane ja tegelen pildistamisega juba lapsepõlvest saadik, aga rohkem siis olen pööranud rõhku pildistamisele, just portree pildistamisele viimased 2 aastat. Nii, sa tead lapsepõlves, et sa oled fotograaf. Jah, Ja, see on väga super. Aga mis triggerid on? et miks ma täiskohaga ei Jaa. ole. Triggerid, no tead, ütleme niimoodi, et esiteks fotograafe on meil praegusel ajal väga palju. Ja teiseks on see, et sellega seoses ei jagu piisavalt kliente ehk siis see ei too piisavalt raha sisse. Meil kõigil on ju vaja arveid ka maksta. No muidugi. Et ma arvan, et see ei ole ainult nagu minu probleem, vaid see on enamuse fotograafide selline konks, mida nad üritavad nagu lahendada ja üritame hakkama saada, et isegi kui sa teed seda nagu mitte põhitööna, et siis see on ka nagu tore. Kas sa käisid mõned kursusel või sa õpid ise? Ma olen käinud erinevatel kursustel ja erinevatel töötubades ja samuti ise õppinud juurde. Aga kus sulle meeldib rohkem õppida ise või käisid kursusel? Tegelikult mulle meeldivad sellised töötoad, kus on erinevad teemad ja siis seal on palju uusi inimesi, no teisi fotograafe ka, et siis saab omavahel neid ideid ja siis uusi nagu selliseid mõtteid jagada samamoodi, jah. Mis fotograafiat sulle meeldib kõige rohkem, võib-olla, no ma ei tea. Keda ma jälgin? No jah. Jah. Eesti omadest või kõik, ükskõik. No tegelikult ma jälgin päris paljusid fotograafe, aga no sina oled minule tegelikult minu portree fotograafia alguses üks suur selline, kuidas ma ütlen, muusa. Vot, kui mina tulin sinu juurde esimest korda pildistama, ma tulin koos perega, on ju. Ma olin sind siis juba väga kaua jälginud. Nii, ja mulle see pildistamine meeldis. Ja siis, kui ma tulin su juurde oma sünnipäevapilte tegema. Muideks, kas sa mäletad, ma käisin su stuudio avamisel ka. Ja siis ma tulin sünnipäevapilte su juurde tegema ja vot seal mul käis see kliks ära, et vot see stiil, see sinu juhendamine, kuidas sa oskad nii hästi juhendada. Paljud kusjuures kardavad seda vene ja eesti keele seda barjääri, eks ju. Aga tegelikult see ei ole üldse nii hull. Aga inglise keeles ka? Ja inglise keeles saab ka just, et ma ei tea, meie oleme omavahel väga hästi hakkama saanud ja sinu need fotosessioonid ja üldse see stiil, see stuudio pool just, et see on nagu tõesti ajakirja fotod on.
Ja no mulle meeldib rohkem stuudios töötada, sellepärast Eestis ilm on natuke, halb. no praegu on vihma tuleb ja stuudios on natuke, ei ole natuke, rohkem komfortine. Ja, mugav, ja. Ja muidugi väljas, kui ma lähen metsast näiteks, ma väga kardan, see on põkke. Puuke. Ja, ma arvan, sellepärast ma töötan praegu rohkem stuudios. Aga kuidas sulle meeldib rohkem pildistada stuudios või väljas? No mulle meeldib tegelikult osade piltide puhul mulle meeldib väljas pildistada, mulle meeldib kasutada seda pikemat objektiivi, siis sellega saab nii ilusaid kreemiaid, pokerhit, eks ju. Aga samamoodi mulle meeldib stuudios teha selliseid ka selliseid fantaasiapilte, eks ju, ka erinevaid portreesid, aga minu stuudio on natukene väike. No ma arvan, et varsti võib-olla sa saad teha natuke rohkem. Võib-olla. Või suurem. No loodame. Väga palju fotograafid ütles, et fotograaf peab teha pilti nagu no midagi üks stiil. No kui fotograaf töötab stuudios, siis stuudios, kui väljas, siis väljas. Mida sa arvad, võib-olla fotograaf peab olema universaalne? Minu meelest fotograaf võiks teha seda, mida ta kõige paremini oskab ja samas mitte karta uusi väljakutseid, sest need uued väljakutsed on need, mis just nagu kasvatavad oskuseid. Just. Täpselt nii. Väga tihti ma näen sulle ühe modelit, ta on mis Baltika, ei? Sa mõtled, mis Baltics Keili? Jaa, Keili. Sa töötad temaga väga tihti? Jah, meil on olnud koostööprojekte. See on väga huvitav. Võib-olla sa saad rääkida natuke rohkem selle projekti. No ma otsisin eelmine suvi omale sinna modelli ja postitasin Facebooki gruppi postituse ja siis tema kirjutas mulle. Ja no ma vaatasin, ma esialgu ei teadnud üldse, et tegu on kellegi sellise esindusliku modelliga. Ma lihtsalt vaatasin, et mingi noor neiu kirjutab mulle, et okei, et ma vaatan siis. Ega ma tegelikult üldse ei kontrolli inimeste taustasid, kui ma vaatan, et teda võiks pildistada, siis ma lepime aja kokku ja lepime plaani kokku ja siis lähme pildistama. No super. Aga kuidas sulle abikaasa, temale meeldib, et sa oled fotograaf? Ja temale meeldib, et ma olen fotograaf ja tema toetab mind kõikides minu projektides. See on väga hea. Ja, et ma hakkasin oma YouTube'i kanalit ka tegema ja siis tema on väga rõõmus minu tegemiste üle ja suured tänud talle, et ta mind ikka toetab. Ja viimane küsimus. Mis plaanid sul on? Minu plaan on teha seda, mis mulle meeldib. Et ikka jätkuvalt pildistada, aga pildistada niimoodi, et mu see fotokirg ei kaoks kuskile ära. Ja mu üks tuttav fotograaf ütles niimoodi, et kui ta teeks seda ainult raha pärast, siis ta ei pildistakski võib-olla üldse. Et ta teeb ikkagi nagu, ta mõtleb ikka selle peale, et mis teda ennast ka sisemas
nagu toidab, Jaa. eks ju. Fotograafia peab olema südas. Jah, just. No okei, suur aitäh sulle, et sa tuled. Ma arvan, meil on väga hea intervjuu praegu. Suur aitäh. Jah, aitäh.